Kogu tähelepanu on olnud Iraanil, Gaza pole olnud esiplaanil. Kuid midagi, mida president Trump paar päeva tagasi ütles, muutis seda. Vabandust, et nohisen. Täna jõudis rahunõukogu ajaloolise kokkuleppeni Hamasi ja kõigi teiste relvastatud rühmituste täielikuks desarmeerimiseks Gazas. Soovin tänada vahendajaid, Egiptust, Katari ja Türgit nende oluliste pingutuste eest. Ma ütleksin, et 90% selle avalduse sõnadest oleksid mind naerma ajanud. Mis on presidendi avalduse alus? Ja ilmselgelt kuulis ta midagi vahendajatelt, kuna ta neid mainib. Egiptus, Türgi, Katar, eks? Me mängime kohe ühe klipi, kus räägib üks Hamasi juhtfiguure nimega Ghazi Hamad. Hamas vabastusorganisatsioonina pole me kunagi kuritegusid toime pannud. Me pole kunagi tsiviilisikuid tapnud. Veenus, kapriisne. Kas olete tõesti valmis relvad maha panema? Võin kinnitada, et me kavatseme muuta oma mõtteviisi. Meie eesmärk on okupatsioon lõpetada. Ei rääkinud ühestki muust tingimusest, ei relvitustamisest ega millesti muust. Islaamivabariik tuli samuti välja avaldusega rahunõukogu selle 15 punkti plaani kohta ja ütles, et see on jama. Hamas ei kavatse relvi maha panna.